Esimene etapp Tallinnast Kärdlasse on äsja lõppenud. Purjetati väga pikalt. Prognoosisime küll, et kiiremad jahid võiksid antud raja läbida circa 10 tunniga, kuid kiirematelgi kulus 14 tundi, et jõuda Tallinnast Hiiumaale. Aeglasemad purjetasid suisa ööpäeva ja natukene peale, et purjetamine oli pikk. Selline pikk meretee, suured lained, tugev tuul panevad eriti proovile jahtide ja meeskonna ning turvavarustuse merekindluse. Et kas või öösel finišeerimine võib olla pealtvaataja jaoks üsna müstiline, sest et on pime, keegi midagi ei näe ja ometi toimub võistlus. Ja selleks, et purjetajad oleks võimalik öösel märgata, kannavad kõik jahid kaasas 1, 2, 3 taskulampi ning finišeerides on kohustatud isegi näitama valgust purjele, et kohtunikel oleks võimalik üles märkida, kes finišeeris, sest et vastasel juhul võib olla väga keeruline kaldal tuvastada, kes oli kes. Turvavarustuse nimekiri iseenesest on tohutult pikk, aga võib olla olulisemad asjad on pilsipump ja selleks, et kui purjekas on vett täis, saab ta veest tühjaks pumbata, raketid, säratuled. Kui juhtub midagi, siis saavad võistlejad saata taevasse rakette, et teised jahid või kaldalolijad neid näeksid. Samamoodi peab olema töökorras raadiosaatja ning mobiiltelefon, et saaks kutsuda piirivalvet inimesi päästma. Karmil merel peavad vastu ainult kõige tugevamad, et kindlasti on inimestel, kes pole merega harjunud, väga raske öösel purjetada. Siis on lained tunduvad suuremad, tuul tundub tugevam ja merehaigus võib tulla kimbutama. Väga head muud retsepti võib-olla ei olegi merehaiguse vastu, kui lihtsalt väljas istuda ja kaugusse vaadata ja püüda vastu pidada. Naistel sellistes tingimustes kindlasti lihtne ei ole, samas aga on naistel eeliseid, mida meestel ei ole. Et kuigi antud etappi purjetati päris pikalt, siis ma usun, et lühiradadel võib nende kiirus ja taktika just kasuks mängida ning kaardid segi lüüa.